ma pean õppima delegeerimist, see on mul kõige suurem väljakutse. Pead, ja iseendale lubadus oli see, et sel aastal puhkan ka natuke nagu aega jääb. No seal oli pigem see teedeehituslikult, ma aeg-ajalt kasutan Katani endiselt, sellepärast, et see ongi, et teedeehituses ka, kui su masinad seisavad, see ju raha on seal, selle all kinni kõik. Leidsin sellise sümpaatiavalemi. 20% on alati sinuga kaasas. 60% on need, keda sa saad mõjutada. Ja 20 on need, kes... Täna on meil külas Anneli, kes on küll ehitustaustaga inimene, aga me jõuame täna oma vestluses väga sügavale juhtimisse ja läbirääkimistesse ning Anneli annab meile väga häid mõtteid, kuidas olla iga päev natukene parem inimene. Lähme siis natukene ajast tagasi, räägime tema koolidest ja räägime ka tänastest tegemistest. Tal on väga palju põnevat meil jagada. Nii et Anneli, millal sina siia kooli sisse astusid? Mina astusin Tallinna Tehnikakõrgkooli aastal 2000 hoonete ehitusse. Esimene eelistus oli arhitektuur, aga napilt jäin välja. Välja, nii suur konkurents oli siis? Ja tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi vaatan, kes sinna sisse said, siis need ikkagi väga-väga tugev lend, ma arvan, üks tugevamaid lendusid. Et neil on omad ettevõtted ja siuke vägev seltskond. Aga kui mina astusin sisse, siis oli mitte nagu paralleelne liikumine nimekirjades, vaid nii, et kui ühest kohast välja jäid, siis hakkasid sealt altpoolt üles liikuma. Et mina astusin siia majja niimoodi sisse, et ma arvan, et see oli augusti viimane päev enam-vähem. Ja siis mul vanem vend lükkas ukse alt enam-vähem dokumendid sisse, sest ma ise olin Jõgeval sel hetkel. Aga mu dokumendid olid igaks juhuks teises koolis ka sees veel. Ja sealt ta sai kätte. Ehk siis hoonete ehitus ei olnud see esimene valik? Ei, no ma vaatasin filmi, et arhitektid on jägedad. Jah. Okei, aga kui sa nii viimasel hetkel siia sisse said, et sul oli kindlasti siis veel mõni kool, kuhu sa kandideerisid või mõtlesid minna? Tead, sellega ongi nii, et ega ma väga ei vaadanud ringi. Ja ikkagi aastal 2000 oli ikka internetiga nagu kitsas käes, et kodus arvutit ei olnud, nutitelefonid ka ei olnud. Et siis ma vanema venna järgi leidsin tegelikult Tallinna Tehnikakõrgkooli. Väga kihvt. Kuidas siis oli seda erialasi õppima tulla? Ma mäletan väga hästi, kui mina tulin enda eriala õppima, siis teedeehitus tundus ka selline mitte nagu esimene valik, lihtsalt üks võimalustest, et siis võib-olla vahel nagu raske leida seda huvi koheselt seda õppides või kuidas sinul oli? Tegelikult ma oleksin tahtnud minna bioloogiat õppima. Aga siis ma mõtlesin selle peale, et kui ma uurin neid ilveseid näiteks, kui palju ma sellega raha teenin. Okei, ikka raha tuli ka mängu. Siis ma hakkasin mõtlema ja teades, et vanemal vennal on nagu väga hästi nii-öelda, et tal on praktikakoht olemas ja väga mõistlik töötasu ka, siis ma leidsin, et aga ma saan ka väga hästi sellega kindlasti hakkama, et ei kahelnudki, et siis sai see valik tehtud, jah. Ja kuidas seda ehitust oli siis õppida väga võõras algul või? Naiste rahvana ehitust? No meie lend oli selline eriline, et meil nimekirjas oli lausa 10 naist. Aga osad olid need, kes läksid siis ikkagi teise eelistusena, et kuidagi siis, kui vabanesid kohad arhitektuuris, siis ikkagi tahtsid sinna sisse saada ja siis lõpuks neil õnnestus saada. Ja nagu ikka mõned väljalangemised seal olid. Aga meil oli jah, et 5 läksime lõpuni välja nagu. Aga alustas siis? Minu arust oli alguses nimekirjas 10, aga päriselt kõik ei hakanud õppima ka, et see on ikka, et vaata keegi veel viimasel hetkel loobub ja mis seal on, et siis oli kõigil olid silmad lahti suurelt, et kuidas, et nii palju naisi nüüd tuleb hoonete ehitust õppima, et uus sajand, uued tuuled. Aga ka 4 aastat oli teil õppe? Ja meil oli 4 aastat ja tegelikult see jooniste hulk oli ikkagi metsik. Et oli kujutav geomeetria ja siis ehitusgraafika ja siis topeltjoonised, ma arvan, praegu nad teevad poole vähem ikkagi siin käsitsi joonestamist ja ma mäletan, kui siis oli vaja hoone osades teha ühte projekti ja siis dekaan ütles mulle, et selle eest nagu maksimumpunkte nii-öelda ei saa, sest see joonis ei tulnud nagu panni alt. Mul oli ikkagi kogu ma hinge sinna joonisesse pannud, aga käsi oli väga tublisti üle ka käinud sellest. Ja siis pärast selgus, et üks kursavend joonistas hoopis nii, et valgus laua peal, et ta oli nagu üks mustand oli all ja siis tegi filigraanse puhta nagu prillikivi joonistas, et siis minu oma oli tõesti siuke natuke nagu räsitud. Ja ma mäletan ka, kui pidi harilikuga joonistama, siis käepind kogu aeg käis sealt üle, et pärast oli ikka juhatuskoos. Aga need olidki sellised ja mis siin salata tegelikult nii minul kui minu kursakaaslastel oli lihtsam elu, sest mul oli 2 aastat eespool liikus vanem vend ja nende kursuse materjalide pealt ikka ka sai. Ja kui oli vaja konsultatsiooni minna, siis läksin ühikas oma 5. korruselt 2 tuba edasi ja siis seal oligi konsultatsioonipunkt. Väga hea. Aga kui oli kätte jõudnud esimene praktika, siis kuidas sinu ajal oli, et kuidas see praktikakoha leidmine toimus? Sest ma tean, tänapäeval on see üsna kerge tegelikult, võiks nii öelda. Kuidas siis oli?
No tegelikult oli erinevaid pakkumisi, aga jällegi on see, et mul on nii-öelda sünnist saati nagu peainsener kodus minu kõrval olnud nii-öelda. Ehk siis Aivars oli see, kelle järgi ma valisin ka roksurehituse. Ja kuna nendel oli ka neid erinevaid pakkumisi ja huvitavaid asju, ma tahtsin näha lähemalt betoonitöid. Ja et see tundus siuke väljakutsuv olevat ja siis saingi sinna koha. Ja mis sa tegid seal? Objektiinsener olin. Ehitasime Vana-Narva maanteel nafta mahalaadimise estakaadi. Oli nagu kõrbes. Liivaväljad ja siis see betoonkeha tekkis sinna. See oli jah, praktikaaeg. Ja siis sealt edasi liikusin juba Tallinna Ülikooli, mitte Tallinna Ülikooli, siis me läksime TTP kontorihoonet tegema. See sai ka aasta betoonehitise auhinna 2005. Ja sealt juba siis Tallinna Ülikooli ja sealt ma leidsin siis enda magistriõppekava ka tegelikult. Oota, siis seal praktika kohas leidsid oma töökoha koheselt või? Ja jäidki sinna, jah? Aga kui kooli lõpetasid, said ikka objektiinsener või sa olid juba keegi teine? Ja olin objektiinsener. Kuna me olimegi selline ettevõte, seal väga, sa teedki oma neid töölõike, et see, kas mis ametinimetus sul täpselt on, et seal, et objektijuht, seal olidki nagu objektijuhid olemas ja siis ma pigem olin nii-öelda tubli objektiinsener, ütleme nii. Okei, väga lahe. Ja siis sealt edasi, kui kool sai läbi, mis sa tegid? No kool sai läbi, siis ma pühendusin ikka, ma arvan, see olin paar aastat ikka objektidele, oligi Tallinna Ülikool, siis tuli Foorumikeskus, mis on nüüd uus, Vana-Narva maantelt, mitte Narva maantelt algab ja liigub siis siin Ahtri suunas, et seal oli 4 hoonet. Ja ka Rotermanni kvartal, jah, et sellised suured maamärgid nagu. Ja see, need olid ikkagi nagu ägedad asjad, mida teha. Ja sa juba tormasid ette ja jõudsid magistrisse? Ja, siis ma tundsin ühel hetkel seal objektil olles, et mu silmaring hakkab kokku vajuma nagu, et teed ühte sama asja kogu aeg. Ja siis, kui ma 2004 lõpetasin siin ja 2006 astusin Tallinna Ülikooli. Ja sa läksid õppima? Organisatsiooni käitumist. Aga see on täiesti teine maailm. Seega, mis vaade sul siis kitsenes? Ma tahtsin nagu lihtsalt iseendale õppida, hobi korras. Okay. Ja tegelikult ma läksin psühholoogi instituuti ja juhid on ju poole kohaga psühholoogid. Ja seal oli see ka veel, et mulle just meeldis see juhtimispool ja siin tehnikakõrgkoolis mu üks lemmikõppeaineid oli ehituskorraldusjuhtimine. Ja Roode Liias luges seda ja mõtlesin väga äge, seda tahaks rohkem teada. Ja siis ma lugesin direktori ajakirja ja mida kõik ma seal veel edasi hakkasin lugema, uudiseid ja selliseid asju, et Äripäeva lugesin iga päev ja asjalik. Ja mulle meeldis kohe, et siuke. Aga magistri kõrvalt sa jätkasid ikkagi oma ehitustööga? No läks põnevamaks veel. Nii. Ja elu on ka veel, et mul on ju 2 tütart. Ja siis kui ma õppisin magistris, siis mul sündisid nad mõlemad. Mul oli magistris 2,5 aastat ja ütleme nii, kui ma tunnistuse sain siis juunikuus kätte, talve kaitsmine oli, siis mul oli 2 tütart sündinud ka, aga enne kui ma läksin, ei olnud mul kumbagi. Et korralik tegutsemine oli jah. Ja siis ma olin mõned kuud, olin ikkagi ema puhkusel ka roksurehitusest ja siis juba siis 2008 tegelikult siis tulin juba edasi Tallinna Tehnikakõrgkooli. See oli teist korda juba kutsuti ja esimesel korral ma ei võtnud vastu seda pakkumist. Ma ei lähe niisama sinna loengusse, et ma pole ise platsi peal olnud ja ma ei kavatse niimoodi minna. Kutsuti siis õppejõuks? Jah, õppejõuks. Ja sina keeldusid? Jah, keeldusin, jah. Siis ma arvan, et see ei olnud õige aeg. Aga 2008 siis olid lõpuks valmis tulema? Ja 2008 siis mul oligi nii-öelda see magistriõpingud olid juba. Ja siis selgus tegelikult, et siis sa saad nii-öelda lektori positsioonile. Siis mõtlesin, okei, väga hea. Et justkui see asi ka tehtud. Et nii-öelda elu viis täpselt õigesse kohta, et mul plaani ei olnud, aga väga hästi toimis. Aga väga tubli, jos ma saan aru, et tegelikult see magistriõpingud ei läinud väga palju üle ju. Ei läinud ja mul oli vahepeal tekkis mingi väike tervise nii-öelda probleem, et organismi jäi väga nõrgaks ja siis oli nii-öelda lihtsalt see, kellel on väiksed lapsed olnud, nad teavad, et eriti naisterahvad, et kuidas see mõjub vahest kehale. Et see nominaalajas ei läinud väga palju üle. Ei läinud, ainult pool aastat ja ma olen ikka see, et südikas ikka, et ikka algusest lõpuni minna, kui midagi ette võtad. Õige. Okei, magister oli käes, ehitusega sa tegelesid edasi. Mis su siis plaan oli, et sul on justkui 2 sellist täis erinevat eriala? No nad ei ole erinevad. Tegelikult ei ole. Ja, et kõik see, mis seal oli, sai õpitud, näiteks läbirääkimised terve semester, üks parimaid oskusi, mis sai kaasa võtta sealt. Siis on strateegiline juhtimine, siis väga oluliselt mõjutas minu mõttemaailma ka organisatsioonikultuur, mis see tähendab, mis see ühes ettevõttes on ja kuidas üleüldse see nagu ehituskultuur meil on. Et ma väga loodan, et ühel hetkel see ikkagi muutub tänu allianshangetele, et läheb nii-öelda sõbralikumaks see maailmapilt, et mitte nii, et
et ei tea, kuidas neid riske jagada seal ja kes seda kandma peaks lõpuks. Sellest me jõuame veel ka täna kindlasti rääkida, jah, aga mis jäingi mõtlema, et tegelikult siis ma arvan, et sa tahad kindlasti öelda oma sõnadega, et iga hea juht võiks nagu õppida kas või midagigi sellist juhtimist juurde. Sest ma olen kuulnud, et tänapäeval ka väga paljud ehitajad proovivad, nad võib-olla küll päris magistrit ei võta, aga kas või vaata täna on need mikroõpped ja muud sellised, et seda juhtimist juurde saada. No mina olen seda meelt, et juhiks ei sünnita, vaid arenetakse ja kasvatakse. Et sul võivad olla mingid eeldused, et su vanemad on sinuga väga hästi osanud läbi rääkida, sa oled empaatiavõimeline, sa pead lugu oma nii-öelda kaaslastest, see on väga oluline kindlasti ka juhile. Ja kogu see psühholoogia pool ja tegelikult ma tean, et Tartu Ülikoolis on strateegiline juhtimine väga selline, väga heal tasemel ka, et seal magistriõppekavad, et. Aga kordagi ei olnud mõtet, et äkki läheks magistrisse nagu ehitust edasi õppima, et sa saad nagu hoonete ehituse magistri hoopis kätte, ei? Ei no ikka öeldi, et kuule, mine õpi seal seda edasi, tee seda, kui kursakaaslased läksid, aga no ma ei tahtnud. No täna ka ei taha? Ei taha, täna veel vähem. Okei. Aga su karjäär kestis siis seal ehitusettevõttes lõpuks kokku? No tegelikult ega see väga pikk aeg ei olnud, aga samas olid väga sisukad objektid, et ma olen mingi 4-5 aastat. Ja siis juba tuli Tallinna Tehnikakõrgkool, et ma tulin nii-öelda mõneks ajaks. Aga sa jäid siia? No nüüd on ju 17 aastat. Jah, just. Ehituses vahepeal niimoodi kätt kaasa polegi löönud? Mul oli tegelikult plaan, et ma tahaks minna staseerima, aga kuna mul on see maailmaparandaja hing siin nii-öelda ja siis tuli see inseneri elukutse populariseerimine 10 aastat tagasi minu nagu mõttesse, et ma võiksin olla seal see eestvedaja. 100 sammu inseneerias sündis, et siis nagu jah, siis ma andsin oma hinge sellele, et rohkemaks vist ma ei tohiks teha rohkem, jah. Aga ja räägime sellest, kuidas see 100 sammu inseneerias sündis. Kust oli selline mõte või soov, et võt just see on see suund, millega nüüd täna võiks tegeleda? Sest et me ju näeme, mina näen kõrvalt, et see on väga õige asi, millega sa tegeled. No 100 sammu inseneerias sünd oligi 2015 oktoobrikuus oli esimene grupp, pilootgrupp, aga enne seda oli üks kooli nõukogu, kus mul viskas niimoodi üle, ma mõtlesin, et ma enam ei jaksa seda kuulata. Et seal oli nagu siuke hädakisa, ütleks, oli seal üleval, et väljalangevus on suur ja väljalangevus on suur. Siis mõtlesin, aga tegelikult me saame ju midagi ise ära teha. Et mis me siin lihtsalt neid numbreid vaatame. Ja siis ma olin lihtsalt, kogu see asi ajas mu närvi nii mustaks, et ma lihtsalt läksin, kui ma sealt koosolek lõppes, läksin oma tuppa, ütlesin juhi abile, et tead, mina täna tööd enam rohkem ei tee, ma ei tea, kas ma enne järgmist nädalat tagasi tulen. Ma ei taha mitte kedagi siin näha. Et mul meeldib pigem, et kui ma saan midagi ära teha, mitte nii, et lihtsalt halame koos, et olukord on kehva. Ära tegemine seisnes selles, et me paneme nii-öelda seljad kokku ja hakkame seda teadlikumat eriala valijat endale leidma. Mismoodi? Läbi selle, et sa käidki töötubasid teed ja 100 sammu inseneerias tähendaski siis 100 klassi 3 aasta jooksul, et nendega kohtume, ehk siis 100 kohtumist. Ja mõte tuli nii, et mul oligi see, kui ma siit ära läksin, siis mõtlesin, mis teeb ikkagi tuju heaks, on see, et lähed teed kodus midagi head süüa. Aga kõigepealt tuli turule minna. Ja see lugu oligi nii, et siis sõitsin sealt Nõmme turult mäe juurest sealt alla ja seal on see TTÜ sild on seal. Siis ma mäletan, ma kuulan Vikerraadiot autos ja seal tuli see, et Eesti Vabariik 100 kingitused, et saab teha ametliku kingituse. Ja siis mul jooksid need pusletükid kokku, siis viisin oma need turukauba koju ära ja läksin töö juurde tagasi, juhi abi vaatab otsa, et mis nüüd juhtus. Ma ütlesin, nüüd on korras. Ja panin oma idee paika ja rääkisin siis oma instituudi juhile, sel hetkel oli dekaan Marti Kiisa, kes nüüd on siis rektor, ja rääkisin talle loo ära ja lood on need, mis ikkagi mõjutavad inimesi. Ja nii saigi meist siis nii-öelda ehitusinstituudis ja väga paljud tulid ka siis Tehnikainstituudis kaasa ja ka logistikast, et oligi siis nii-öelda stand-up insenerid meist said. Ja kuidas see on siis mõjutanud seda kogu, kuidas ma ütlen, neid õpilasi, kes see kooli on tulnud õppima või kogu seda maastikku, et kas sul on nagu midagi võrreldavat ka nagu täna iseenda jaoks välja tuua? No ma tean seda, et näiteks praegu 4. kursusel on üks tudeng teedeehituses, kes oli minu inseneeria moodulis. Ma läksin ka siis appi Viimsi kooli ja siis tema hakkab nüüd lõpetama kooli, et aga muidu on nii, et ühel hetkel ma tegin rahu selle mõttega, et oli see, et kõik ütlesid, et nad tulevad, millal siis lõpuks kooli jõuavad siia. Siis mina usun sellesse energiajäävuse seadusse, et nii palju, kui meie välja anname, tulevad tagasi, aga need ei pruugi olla üks ühele need inimesed, kellega sa kohtud, vaid tegelikult on neil ju võrgustikud. Ja mina ütleks, et üldine pilt on ikkagi väga hea, kes meil sisse astuvad, et saab rahule jääda, jah. Et ei ole muret, et rühmad täis ei tuleks. Ja et see väljalangemine ka nagu ikkagi väheneks meil on ju.
ta väheneb ja õnneks seda väljalangevuse vähenemist mõjutab ka kutsete süsteem, et õnneks see on olemas, et see toetab, et ta ikkagi lõpuni tehakse ja ettevõtetel on ka huvi, et kool lõpetatakse. Aga jah, Sadasamu inseneerias sünni juures loomulikult väga oluline roll on ka oma tütardel, et vanem tütar, kes nüüd lõpetab 12. klassi just Mustamäe riigigümnaasiumis, siis tema oli suur Rakett 69 fänn, aga ta oli sellepärast, et mina vaatasin seda ju. Ja siis meie patrooniks on Friida Laigu, esimene tüdruk, kes võitis Raketi saate. Ja siis ma mõtlesingi, kui see mõte tuli, et ikkagi teha midagi ära nagu ja pakkuda koolidele seda neid tasuta töötubasid, et koju meie kooli külastus siis ja siis oligi Eliisiga oli selline, et vaatas Raketi saadet ja ütleb, kuule, tule ka vaata. Ütlesin, et okei, et kas sa oled näinud? Ja ma vaatan 3. korda, aga pole lugu. Et ta vaatab hea meelega veel. Ta oli, ma arvan, mingi 8-aastane sel hetkel. Siis ma mõtlesin tegelikult see, et mina ju vaatasin, mõjutas teda. Ja kuidas sa saad siis nad viia? Ma ei ole kindel, et temast saab insener. Kindlasti tal on võimekus olemas. Aga ja kui ta saab, ma tean seda, et tal on tegelikult inseneri mõtteviis. Siis tuleb nagu oma vanematelt kaasa, et see on nagu väga väärtuslik ja isegi kui need õpilased, kes meil käivad nendes töötubades, kui nendest ei saagi insenerid, siis see, kui me suudame mõjutada nende mõtteviisi, on juba väga oluline võit Eestile. Väga suur pühendumus sinu poolt, et nii lapsevanemana, aga just ka selle mõttena, et saad võõra inimesena proovid anda siis teistele lastele tegelikult seda suunitlust, et tulge arenege või üldse teistele inimestele. Loomulikult ma olen ise ka väga palju edasi arenenud sellega, et 10 aastaga on minust saanud ikkagi korralik lifti kõnede pidaja. Ja ma suudan ikkagi, ise ka imestan vahest, et kus need mõtted tulevad, et nüüd oli hea võimalus siin hiljuti käia just Terevisiooni saates lehti tutvustamas ja sellest, kui ma pärast järgi kuulasin, siis ma ei jõudnud kokku lugeda mitu korda, ma Tallinna Tehnikakõrgkool sinna sisse põimisin. Et see on lihtsalt nii sisse kodeeritud kuidagi juba ja tuleb nii loomulikult, et see ei ole nagu, see ongi minu päris osa nii-öelda, et ma tõesti usun sellesse kooli, et need, kes siin õppivad, on väga ägedad inimesed, kaasa arvatud ju sina, kes sa siin õppisid. ja. Et meil ongi siuke hea tiim, et ja need, kes on siin koolis õppinud, meie sisse kirjutatakse nagu DNA-sse graveeritakse Tallinna Tehnikakõrgkool, et me oleme hingega siin ja siis me teeme ka hingega oma tööd. Okei, see on siis üks sinu projektidest, aga mis sa veel täna teed? Lisaks sellele, et sa oled siin lektor või õppejõud, on ju? Ja ma olen juhtivlektor. Ehitusinstituudis mul on sellised õppeained nagu sissejuhatus erialasse, nii hoonetel kui teedeehitusel. Siis on kinnisvara korrashoiuga natukene aja enesejuhtimist. Korraks puutun kokku, aga siis vabaõpingud on kõikide üliõplastega, seal aitan seda koos hoida ja siis on veel ehituskorraldusjuhtimine. Pool sellest ainest, ütleks, on siis minu korraldada, et on siis hoonete ehitajad. Kõik on juhtimine. Juhtimine, projekti juhtimine teedeehitajatele ja siis on inseneripraktikate koordinaator olen. Selle raames tegime just ka praktika inspiratsioonipäeva koostöös ettevõtetega, mis siin mõned päevad tagasi just oli, väga hästi läks. Ja siis on mul ka ehituse organiseerimine, lõputööd. Ja täna, kui ma siiamaani mõtlesin, et kuidas keegi suudab mind veel üllatada, siis kujutate ette, et täna hommikul see on üks äge seltskond, 3 inimest samast ettevõttest. Nad tahavad käia ühel ajal konsultatsioonis. Ja kuna praegu on see algusetapp alles, siis meil on võimalik niimoodi, et me saame ühildada seda kõike. Ja täna hommikul kell 9 oli kohtumine, siis nad tulid kohvi ja kaneelisaiakestega. Väga armas. Väga kena ja okei. Taadukul võitma öelda kuidagi võttis kogele, mõtlesin, hea küll, ja aitäh. Et vahest küsitakse, et nagu, kas see nagu rutiinseks ei muutu see koolis olemine, aga inimesed ju vahetuvad kogu aeg. Ja siis vahepeal selgub, et oi, nüüd on 4 aasta asemel hoopis 3,5 aastat. Ja üllatus, saad topeltkoormusega teha loenguid ka. Kui sa juba täna siin kooli poolt oled, siis miks selline otsus sai vastu võetud? Tegelikult see ei olegi koolipoolne selline soov olnud, et see tuli ikkagi riigi poolt, et kuna bakalaureuse kraad on, siis bakalaureuse kraad Eestis hakkab ikkagi 180 punktist, et meie omad niigi saavad ju 210. Meie siin oleme võtnud välja 240 alguses 4-aastasega. Viimane lend nüüd lõpetab 4-aastaseid. Et just kui liiga palju, vaadatakse, kus ikkagi kokku hoida ka, et see tuleb sellest. Aga kuidas see õpilastele mõjub, et kas see nagu koolina siis hoiate ka kokku mitte erialadelt, aga ainetelt või kuidas te nagu ise olete panustanud siis õpilastest, sest tegelikult ju teie koolis on ju, või ütleme siin koolis on kõige parem üldse see praktika osa ju, et sa tegelikult saad ju nii palju praktikat, et arvatavasti ka see on olnud üks põhjus, miks see on olnud 4 aastat, on ju. Seal on see, et enne oli inseneripraktika, on 2 osas, 10+10 nädalat. Nüüd on siis 8+8 nädalat, et ikkagi see suurem maht on ikkagi olemas seal, et sa saad sellega nagu selle kogemuse kätte
ja mis vähenes, on pigem nagu valikained nende pealt, et õnneks ikkagi see põhihulk, mis meil on, hea, see jäi paika. No siis on ikka positiivne pigem. Ja. No nüüd meil on lihtsalt sellel aastal käsil selline lõputööde ultramaraton, ma ütleks, 2 ringi, siis viime üliõpsed lõpuni. Kõigepealt kevadel ja siis detsembris ka. Nõudne. Siis peabki õppima vist ette puhkamist, et mismoodi see käib? No näiteks see, et esmaspäeval mina ei kavatse tööle tulla. Okay. Päev enne 24. veebruarit. Mul oli ka see plaan, aga ei, see läheb ikka luhta. Ma väga loodan, praegu sai niimoodi kõik tehtud, et täna õnneks kõik sujus, et saab selle nii-öelda 1 päeva endale lubada. Aga noh, vaatab. Ma tean, minu tööloom saada, aga ikka ma küsin, kas ehituse tagasi ei igatse? Tegelikult ei igatse, sest ma arvan, sa ju tegelikult tead ka, et mul on üks hobi veel. Ja minu hobi on Tai Chi, tervise- ja võitluskunst ja selle kõrval ka siis Qigong, mis on siis tervisevõimlemine ja Hiina meditsiini pool nagu, et noh, selline hull töönarkomaan nagu ma olin, ma väga loodan, et ma olen töönarkomaan jälle endine, et siis selleks, et ennast tasakaalustada, siis ma teen trenni iga hommik, aga nagu ikka, kui ma midagi teen pühendunult, siis kuidagi tekivad mulle ka nii-öelda õpilased ja siis tervisealkeemias olen ka siis nii-öelda treeneriks. Sa ikka võtad hobis ka siis töö kinni juba, jah? No sellest, kusjuures minust sai eelmine aasta ettevõtja. Ja tegin oma ettevõtte selleks, et trenni raha saaks mulle kanda nii-öelda ametlikult korralikult, nagu käivad asjad Eesti riigis ikkagi. Seega betoonilõhna ja kõike seda niimoodi iga päev nagu ei taha? Ma olen aru saanud tegelikult, et lihtsalt minu keha ei armasta niiskust, mis õues objektid on. Seda ma ka mäletan, et ma ei saa sellega hakkama enam. Sul oli, kas see üks hoone, mis sa tegid, oli seal Pirital või? Selline valge. Jah, hästi kihvt see hoone. Et siis sealt vist oli sul see jutt juba, et alati on märg ja niiske õues. Minu jaoks mulle meeldivad 4 aasta aega, aga mul lihtsalt läheb see niiskus nii kehas, et ma peaks iga õhtu saunas käima. Väga huvitav, väga huvitav. Ma pidin leidma endale selle kesktee ja tegelikult jah, läbi selle oma hobi siis nii-öelda oleme saanud nagu kõik asjad endal paika, et on nii-öelda minu ikigai on olemas nüüd. Aga kas sa kindlasti mõtled niimoodi, et mis su edasised plaanid on, sest et no ja okei, see jätame sinnamaani, et sa olid töönarkomaan. Aga sul on ikkagi kindlasti mingi projekte ja ideid sünnib nagu niimoodi, et näed, et sõidad kuskilt sillalt läbi, mõtled, see on hea mõte, mis mul nüüd tuli. On sul veel mingid sellised mõtte, mis sa arvad, et võiks realiseerida, võiks nagu edasi viia, võib-olla haridusmaastikul, võib-olla mujal? Ma lubasin endale, et 2026 on nagu vaheaasta justkui selliste projektidega. Aga noh, läheb ikka nii, et see praktika inspiratsioonipäev sündis, lihtsalt niimoodi pani see pusle, jooksis kokku. Siis on neidude inspiratsioonipäev, teeme jälle siin, eks ole, kus sa oled, ma loodan jälle saan sugu appi päevajuhiks, et teeme jällegi tüdrukutele, et üle Eesti just tahame teha tüdrukutele inspiratsioonipäeva ja jälle siis leiame 1 novembri laupäevat, et saaksid tulla vabalt ja rahulikult siia. Need on 2 asja, mis siit tulevad. Siis no täna hommikul mul plaani veel ei olnud, aga täna enne siia tulekut sain valmis siis kevadise tehnoloogiareisi plaani. Nii, ja mis see on? Me läheme ehituskorralduse juhtimise 2. kursusega, läheme Viljandi suunal. Ja siis kuna siin läbinisti siit-sealt igalt poolt pakutakse, et kas sa tahaksid sinna objektile tulla, no läheme spaasse siis, jah, Viljandisse, aga valmivasse alles. Ja vetses ei ole veel. Ja Nordeconi objekt on seal, siis läheks ka, tahaks minna Viljandi metalli vaatama uuesti. Kindlasti, ja. Sest eelmine kord, kui ma käisin seal tehnoloogiareisiga, siis valmisid just ju Pärnu silla elemendid seal, siis me nägime, kuidas need autod välja läksid ja kuidas neid keevitati. See oli nii äge. No seal ma saangi oma selle isu täis, et mis mind kutsub nagu. Objekti selle... Tunnetuse saan kätte, et just parajalt, et ma mingi 2 korda aastas käin reisidel, jah. Okei. Koos tudengitega, aga nüüd mul on see väljakutse, et mitte, et ma ise ei teeks kõike ära, vaid ma panin sellise kondikava paika ja nüüd mul on 6 üliõpilast, kellel on vaja projektitööd teha. Siis ma pean nendega nagu kokku leppima, mis lõigus keegi midagi teeb siis. Et ma pean õppima delegeerimist, see on mul kõige suurem väljakutse. Pead, jah. Ja ise endale lubadus oli see, et sel aastal puhkan ka natuke nagu aega ja teen oma unistuse teoks, et esimesel kursusel võtsin pähe, et lähen Jaapanisse oma sünnipäeva ajal. Ja siis nüüd sel aastal lähen siis ja leidsin hea matkareisi, et siis aprilli alguses vaatan, kuidas kirsid õitsid hoopis. Aga kui sa oled matkama, kas sa siis nagu neid hooneid ka siukse pilguga vaatad, et mis nüüd arhitektuuriliselt pakutakse või kas üldse hoiad kursis ennast, et mida kuskil ehitatakse? Ja noh, mis seal salata, ega see betoon on ikkagi minu juurde jäänud. Et kui ma käisin tehnoloogiareisil või teedeehitajatega sügisel, siis kui vaadata telefoni, mis mu pildid on, ma suutsin ikkagi betooni üles leida kõige rohkem. Ja kui vaadata üleüldse mu telefoni pilte, seal ongi väga palju ka ehitisi ja erinevaid lahendusi, mis seal on, et kraanapildid ja mida kõike. Nüüd ma enam tehnoloogia ühte ei loe, kus oli ka see platsikorralduslik pool,
aga no ikka jah, ega see on niisugune nii-öelda kutsehaigus heas mõttes. On jah? Et sellest ei saa ja ütleme, kui vaadata naisterahva telefoni, ma arvan, et sul ka ei ole tavaline telefoni sisu seal. Ai, mul ei ole jah. See on nagu teist laari seal jah. Aga enne natuke mainisid seda allianssi, et räägi, mis su mõtted on selle allianssi. Teed hästi tore, et täna me saamegi rääkida mitte ainult ehitusest, vaid just sellest juhtimise poolest ja sellest suhtlemise poolest ka, mis minu arust on väga vajaka tihtipeale ehitusel. Et saadaks lihtsalt kõik kokku, tehakse oma tööd ja absoluutselt juhita, mis kuskil siit piirist nagu väljaspool toimub, on ju. Et mis sinu nagu see mõte oli selle alliansiga, mis sa tahtsid enne võib-olla rohkem rääkida? Selle alliansi teemaga on tegelikult see, et ma panin mõned aastad tagasi selle kokku, et tegelikult Roxor ehituses me lähtusimegi nagu alliansi põhimõttest, et kuidas tehti töid, et selline ettevalmistuspool ja siuke nagu big room'i põhimõte, et kuidas asjad läbi rääkida, igal liinil nii-öelda tööl on oma nii-öelda juht ja pigem oligi rohkem juhte kui tavapäraselt teistes ettevõtetes ja ikkagi tuleb väga põhjalikult ette mõelda ja töömees ei pea mõtlema, kuidas tema seda lahendama hakkaks, selle jaoks on insener. Ja seal oli ka selline usalduslik suhe ja lugupidamine oma töölistesse ja oma koostööpartneritesse. Ja nüüd, kui ma seal olin, siis ma kuulsingi päris huvitavat mõtet oli sinna toodud, sinna konverentsile kohale siis Soome ehitusjuhid, kes rääkisid seda alliansi põhimõtet. Siis mõtlesin, nagu déjà vu, aga ma olin 20 aastat tagasi Eestis ühes sellises ettevõttes, kes niimoodi mõtles. See siis ei osanud nii mõelda, on ju? No, mina kandsin seda edasi ja mul aeg-ajalt loengus tekib tunne, et mul on küll sinised silmad ja blondid juuksed, aga päris blond ma ei ole ikka. Lihtsalt kui selle terminiga tuua sisse, aga mina ikkagi raiusin oma põhimõtte, et see on see lugupidamine, et see on selline koostööle suunatud suhtumine ja et on liitvad läbirääkimised, et ei ole see võidu-kaotuse suhe, vaid võita võivad mõlemad osapooled. Ja ka kaotada. Ja kaotada võivad ka, aga pigem kui sul on selline avatud suhtlus ja on riskid jaotatud, nagu alliansis on ikkagi, ja et kuidas jagada riske ja kasumit ja kuidas luua usalduslik õhkkond, et see on nagu väga oluline. Minul oli see võimalus olla Roxor ehituses, kus seal nemad õppisid Soome juhtide alt, nad töötasid sõjaväelinnakute peal. Soomlased ehitasid pärast Nõukogude Liidu lagunemist siis sõjaväebaasi. Nende, kes nagu tagasi läksid sõjaväebaasidest, need inimesed, nendele siis nii-enda uusi eluhooneid ja mida iganes sinna vaja oli, siis nemad õppisid Soome ehitusjuhtidelt, kuidas juhtida. Ja nemad said selle kogemuse. Ja mul oli tõesti nagu õnne sattuda sellisesse ettevõttesse ja minu tudengid saavad ka pigem seda poolt, et mida me tegime, eks ole, projektijuhtimise aines? Mängisime Katani. Oi, ma vihkasin seda mängu. Sa vihkasid seda mängu. Sa võitsid ka ükskord, ma mäletan. Ma mäletan jah, aga mulle meeldis see põhimõte, et ma hakkan lauamängu mängima. Aga ma sain aru, mis see oli strateegiamäng. Sul ei tohi olla ressursid seista, eks ole. Sul on nagu, ja nii kui lasti siin Katani mängus nii-öelda see röövel pandi teise ala peale, mis siis tegev, kuhu läks kogu energia, kuidas järgmise käigugi see kinni panna nüüd sealt, on ju. Kuidas seda röövlit tõsta, et see nagu siuke ärapanemine hakkas peale. Aga selle asemel pidad läbirääkimise ja vagan ressursse ja sa võid ikkagi võita, eks ole. Et seal oli pigem see teedeehituslikult, ma aeg-ajalt kasutan Katani endiselt, sellepärast, et see ongi, et teedeehituses ka, kui su masinad seisavad, see ju raha on seal, selle all kinni kõik. Ja kui su materjalid seisavad, et see peaks nagu pidevalt nagu see liikumine toimuma, et läbi selle Katani mängu ja endiselt. Samamoodi, ma ei tea, kas sa mäletad, oli see Matrix mäng ja liitvad läbirääkimised, jaotavad läbirääkimised, mis seal juhtub tihti peale, ka see nädal oli mul 2 loengut, kus ma seda tegin ja seal kippus ikkagi olema nii, et sellised jaotavad läbirääkimised. Sõna mäng lihtsalt toob selle justkui esile, et ma peaks teisele ära tegema, kuigi selle ülesande eesmärk on võimalikult palju punkte teenida mõlemal osapoolel. Aga seal hakatakse andma, kuigi ma ütlen enne, et palun mõelge nii-öelda eluliselt kasum ja kahjum, et mis märgiga on kasum. Miinuse või plussiga, eks ole. Ja ikkagi antakse niimoodi pihta, et küsin pärast, kus seal kirjas olite teisele ära. Seal ei olnud kirjas seda, et miks te loete selle välja. Ja, aga mäng tuleb vaata sealt sporditerminis ka ju. Et spordis ongi mäng ära panemine ja see peabki olema nii. Kes võtab rohkem punkte välja. Aga mina olen mänginud saalihokit nii-öelda hobi korras ja ma olen väga kehva punktide lugeja, aga mulle väga meeldib saalihoki ja kui ma teen seda ikkagi kogu hingega, siis tulevad väravad ka. Et mul on pigem see keskväli, kes aitab luua võimalusi, vajadusel löön peale ka. Aga ikka tuleb, kui sa seda protsessi naudid ja hindad seda, sa panedki parima sinna sellesse, siis tulevad need väravad ja võid ka võita ja tihti peale võidad. Aga et see, et ma peaks nagu kellelegi ära tegema samas selle käigus, see nagu mind ei ole kunagi kõnetanud, ma ei oska sedagi. Seega siis sa arvad, et see allianss võiks nagu Eestis ka täitsa toimida ehitusmaastikul just? Ma väga loodan, et ta mõjutab Eesti ehituskultuuri, sest ta mõjutaks ka läbi selle, et on see nii-öelda madalam hind, eks ole, kuidas see mõjutab üldse neid pakkumisi ja kuidas sa peadki, ma ei tea, tõenäoliselt osad jätavad maksud maksmata, eks ole, mis lõpuks on meie enda areng siin riigina. Ja samas on see, et sa pead kogu aeg nagu valvel olema, et juba kardad, kui mingi kiri tuleb näiteks, ma ei tea,
nii-öelda tellijalt on ju, siis on kohe siuke nagu valvehoiak, mis nüüd? Vaid, et see võiks olla ikkagi selline nii-öelda koostöösuhe ja selline nii-öelda, mitte et seal ei oleks vaidlemist ja arutlemist, kindlasti on, aga see on ühiselt jagatakse ja seal on see, et parim sellele projektile on eesmärk. Ja. See on see sõnum. Best for the project. Jah, just nimelt. Aga Soomes olete ka käinud võib-olla õpilastega või võib-olla ise oled käinud seal Alliansi objektide peal näha, kuidas see päriselt käib see? Me ei ole nendele sattunud, me oleme küll käinud Soome objektidel, aga seal on pigem olnud nii-öelda Eesti nagu siis ettevõtted, kelle kaudu me oleme seal olnud, jah. Ei, see on jah tore, et sina ka nagu väga pooldad seda, et sa nagu saad sellest ise ka päriselt nagu aru, et sellest tihtipeale ei saada aru. See tahab aega natukene ja Eestit mõjutab kindlasti see, et me olime Nõukogude Liidus ja väga pikka aega. Jaa, aga kurat... Aga siin on see, et isegi see vana, kes on nii-öelda võib-olla vanuse pooles seal, mina läksin kooli 88, siis oli veel me õnnis nii-öelda liiduvabariik, eks ole. Ja minul oli ikkagi seina peal selline silt, et õppida, ütles Lenin. Aga Lenin unustas öelda, et puhata ka vahepeal. Eestis on mingi terve ports töönarkomaane. Jah, me peamegi soomlastelt õppima. Ja tuleb puhata, et soomlastel nad on rahulikuma tempoga liiguvad, aga kõik asjad saavad tehtud. Aga tehaksegi nii-öelda, peetakse plaani, mitte ei tormata kohe kauplema nii-öelda või siis nagu, saad selle lepingu, eile pidi kopp maas olema juba. Aga päriselt, kui sa selle läbi mõtled, mis siis saab, et see lihtsalt sa võtad selle, või Lego ülesanne, ma ei tea, kas sa mäletad, me tegime Lego klotsidega meeskonnatöö oli, et piiratud ressursside olukord ja 3 minuti jooksul tuleb ehitada 4-liikmelises meeskonnas 2 identset tooli, asja, millele istuda. Ja siis kõik ütlevad, et pole aega. Ma ütlen, 30 sekundit on väga pikk aeg. Ja päris tihti ei saada sama tulemus, sellepärast, et üks ehitaja kaaperdab ära ülesande. Paneb minema kohe meeletu tempoga. Aga siis, kui juhi peast tuleb idee, siis suudetakse teha ühesugune tool ja ei ole eesmärk teha, et tee väga keeruline tool, vaid eesmärk on teha 2 identset asja, millele istuda. Pane 2 klotsi kas või kokku või võta 1 klots ja teine klots ja ongi see mingi tumba olemas, eks ole. Et elu on lihtne, me kipume üle mõtlema. Et need on need ülesanded, mis me teeme ja kus aeg-ajalt tuleb välja, et kuidas me siin tormame, et enne kui plaani peame, siis ütleb, mul pole aega ja siis hakkavad seal kiruma, et kuidas tellija ei toonud ikkagi seda võrdseid neid Lego klotse, et ehk siis mina ei andnud, mul tõesti palka ei maksta selle pealt, et ma sorteerin Legosid töö juures. See on kaalukaup. Aga kui sa niimoodi vaatad, et sa tegelikult õpetad täna ju ehitajaid, kes siis õpivad sinu käe all juhtimist, et kuidas nad suhtuvad sellesse nagu ainesse, sest mina mäletan küll, et meil oli küll nagu selliseid inimesi, kes võib-olla päris tõsiselt ei võtnud nagu seda, sellepärast, et sa ei ole justkui oma eriala aines. Saad aru, mis ma mõtlen, kuidas sul nagu täna tundub see? Mina ühel hetkel tegin ise endaga rahu. Alguses natuke tegi kuidagi, tahtsid ikkagi, et kõik oleks kaasas, aga siis ma materjali ette valmistades leidsin sellise sümpaatiavalemi. 20% on alati sinuga kaasas. 60% on need, keda sa saad mõjutada ja 20% on need, kes ei tule sinuga kaasa ja mõtled hoopis teisiti ja teevad seda lihtsalt sellepärast, et nad peavad seal olema. Siis on kohustuslik kaine näiteks. Aga absoluutselt see rammi all neid ei kõneta. Ja ongi nii. Ja sellega tulebki nagu, see on väga hästi siis, kui see nii on. Ta teeb selle aine ära, aga mina saan mõjutada seda 60 seal vahepeal ja olla olemas selle 20% jaoks, et kui 80 on minuga kaasas, see Pareto printsiip 80-20 siin maailmas. Ja mis on veel on, ja siis ma tegin ka ühel hetkel sellega rahu, et nad kõik ei pruugi mõista mind täna sellel hetkel, kui nad siin teisel kursusel seda kuulevad. Enne ma olin 4. kursusel, nüüd siis teisel, eks ole. Nad veel ei saa aru, aga nüüd, kui meil oli inseneeria weekend, siis ma sain väga ilusa fännikirja, ma nimetan seda nõnda. Üks nii-öelda vaiksemaid üliõpilisi, kes mul on olnud, üks noormees, kirjutas mulle väga siukse ilusa kirja, et kuidas ma ei lähtunud lihtsalt mingist loengu materjalist või mingist raamatust, vaid tegin läbi eluliste näidete ja läbi nende ülesannete kuidagi selle juhtimispoole nagu nii ehedaks, et see lugupidamine, suhtlus, läbirääkimised, see on A ja O. Kui sa seda suudad ja sa oled empaatiline juht ja olles ise ka nii-öelda eeskujuks läbi selle, et on nii-öelda sportlikud eluviisid, et siis see on ka, et see nii-öelda keha ja vaimu nii-öelda treenimine ja teravana hoidmine nii-öelda, et pea ja jalgade töö peab olema tasakaalus. Ehk siis paljud võtavad nagu hilisemas elus üldse selle teadmise. See jõuab hiljem kohale, ja siis ma saingi aru, et nii see on. Ja selleks, et ma ei tunneks nii-öelda võib-olla, minul on ka loomulikult nõrgemaid ja kehvemaid hetki, kus ma hapram olen. Ja siis võtad väga hinge, mis tuleb tagasiside.
siis ma jah, ühel hetkel tundsingi, et selleks, et ma ei tunneks, et ma pole piisav ehituskorralduses juhtimises, siis ma saingi endale väga tubli koostööpartneri Kertu Hertsman on mul siis abiks nii-öelda, kes praegu seda platsi nii-öelda olu annab edasi üliõpilasele, kes kohe varsti läheb ise platsi peale. No näitab kas või seda, et kuidas see pauhuub töötab või mis põhimõtted, mis tüüpi koosolekud kasvu on, kuidas selleks ette valmistada, mida iganes ta kõike seal teeb, läbi selle, mis ta päriselt teeb. Aga selle filosoofia poole ma jätsin endale, et 4 kohtumist on neil ikka minuga, et sellest on vaja aru saada, sa pead nägema suurt pilti. Nojah, see juhtimine jõuab, ma arvan, siis kohale kõige rohkem inimestele, kui nad on objektitööl, kui nad ise peavad tegelikult neid läbirääkimisi pidama. Ja võib-olla, kui nad ise komistavad mingi kivi otsad, saavad aru, et aga see võib-olla ei toiminud, et siis ju tegelikult jõuab tagasi väga palju mingeid asju su teadmisesse kuskilt. Ja loomulikult on väga säravaid inimesi ka vanuses 20-ndates, ütleme, kes seal, ütleme, nad ongi seal, ütleme, 20-21, kui nad on seal loengutes, kellel ongi siuke terav pilk ja tahtmine teada saada ja mul on nagu hea meel, et see on see 20%, kes juba täna vajasid seda, sest see on nagu hüppelaud neile edasi veel, et keegi kinnitab jah, et see on õige tee, kus sa oled. Nojah, neid on vähe, aga need ikkagi on... See 20%, ega seda palju ei olegi. Ja, lihtsalt... Aga need on need, kes ühel hetkel loovad sellele 80% nii-öelda kogu seda projekti juhtimist nii-öelda. Näiteks Andro Aavik, eks ole, Verstonis praegu. Et oli ju minu üliõpilane ka ja ma kutsusin ta endale välislektoriks ja siis enne kui ta kool läbi oli veel. Ja ma ütleks üks ägedamaid nagu välislektoreid ja mul on hea meel, et alati leiab selle aja ja meil ongi tegelikult koolina ju super hästi see, et meie vilistlased tulevad alati meiega koostööd tegema, et lihtsalt me ei pruugi võib-olla osata pakkudagi kohe, aga jah, alati ollakse valmis, et keegi ei hakka tõrkuma. Jah, Andro on üks hea näide sellest, nii et tervitused Androle ka siis siit, kes on ka meil juba siin külaliste seas käinud ja hästi särava objektijuht või see projektijuht tegelikult täna, mitte objektijuht enam jah. Sa lihtsalt võtad sõnatuks, ma kuulan nagu kõrvalt seda, et ma tean seda ehitustaustaga ja me räägime hoopis nagu nii, me lähme nii hingestatult sinna teemade juurde, et peaks nagu kutsuma sind nagu firmadesse rääkima inimestele seda juhtimise poolt. Mis sa arvad sellest? Uus projekt sulle uueks aastaks, siis see aasta ma sain aru, et on puhkeaasta. Ja. Ei no, mul on erinevaid mõtteid olnud ja ma olen käinud ka teinekord rääkimas nendest asjadest, aga ma oma paketti ei ole kokku pannud veel sellist. Ja nüüd täitsa tõsiselt, et mõelda seda, et inimestele, sest täna on ju ka alliansid, on ju, nüüd on 2 allianssi Eestis, eks ole, on ju. Üks ju sellest kestab väga kaua, et võib-olla seal seda ma arvan, et ma mingid asju pean veel ise juurde vaatama, samamoodi ongi see Lean Enterprise, kes see iganes teeb, on Sulev Senkel on seal üks esinejatest. Et ma arvan, et ma tahaks ise midagi juurde vaadata, aga mul on õnne olnud vist see, et ma kuidagi, ma ei tea, looduse poolt anti kaasa selline mõttemaailm. Et mulle sobib see nii-öelda ja see koostööle suunatud suhtumine maailmas. Et ma ei oska teistele ära vanna, et... Alati head näha kõiges. Ma olen ikka optimist, jaa. Et kunagi mul üks õppejõud ütles, et ma olen naiivitar. See ka õige pole ju. Siis ma ütlesin, okei, aga see on tema arvamus. Aga mina tean, et mina lihtsalt usun ikkagi inimeste headusesse ja olen optimist. Kellel on ka raskemaid hetki, ma mõistan ka neid, kui on raskemad hetked inimestel ja kui ma näen, et üliõpilane keegi hakkab ära vajuma, silm on tuhm nii-öelda, siis ma võtan ta koridoris kõrvale ja räägin, kuidas tal läheb, päriselt, kuidas tal on. Et need on ka minu projektid nii-öelda ja heas mõttes. Ehk siis sa ikkagi proovid toetada neid ka, kellel on raske koolis, sest ikkagi neid on, et see ei tähenda ju, et kool on süüdi, see võib-olla on tema enda mingitest eluoludest. Elu andiski mulle sellise korraliku õppetunni, et kuna ma ei osanud töö tegemisega piiri pidada, ja samas nagu mul lapsed on öelnud, et ma olen ikkagi 100% nende jaoks olemas ka, ehk ma elasin mitut elu korraga. Põletasin seda elu nii-öelda korralikult läbi töö tegemise juurde sinna. Ja siis selline väga raske hetk oli 2021 aasta jaanuaris, kus ikkagi 4 kuud olin ma haiguslehel ja sellel kevadel ei olnud värve minu jaoks, ainult mustvalge oli. Läbipõlemine? Korralik läbipõlemine oli jah, ja siis ma tundsingi, et ma pole piisav mitte millegist ja tahtsin kõigest loobuda ja ma ei uskunud, et ma kunagi suudan tulla veel auditooriumi ette. Ja siis ma mõtlesin, mis tööd ma siis tegema hakkan. Mis sa välja mõtlesid siis või kuidas sa aitasid ise ennast? No tegelikult mind aitas see, et ma olin varasemalt jõudnud juba sinna Tai Chini. Iga hommik lihtsalt läbi selle, et lihtsalt mul oli harjumus, kui sul on raske aeg, siis on raske leida inspiratsiooni, nii-öelda uut inspiratsiooni millega alustada. Et vanad harjumused aitavad välja ja see tõmbas mind sealt august välja ja see, et mul oli võimalus olla oma laste jaoks ikkagi ema selles parimas versioonis, nagu ma suutsin sel hetkel, need tõmbasid välja, et ma ei saanud alla anda. Aga ma tajun, mis on väga-väga sügav depressioon. Aga mis sa soovitad täna ühele
noorele inimesele, kes võib-olla õpib ja töötab korraga või mitut tööd korraga, eks, et kuidas tema nagu, mida ta võiks teha, et ta jõuaks sinna läbipõlemiseni? Ta ei jõuaks sinna, sellega on see lugu, et tuleb magada lihtsalt. Et igas öös tuleks vähemalt 7 tundi magada. Nii palju? Vähemalt 7 mina ütleks, öeldakse küll, et 8, aga 7 on juba päris hästi. Ja kui sa tahad olla see kella 5 klubist on ja siis tegelikult see kella 5 klubi, see raamat Robin Sharma oma, sellega on see, et see võib ka sellega võid alustada kell 6 ka, eks ole. Et seal on see, et oma aeg on see mõte, on ju, et kuidas seda, et sa ei ole kogu aeg nagu orav rattas seal, on ju. Mul oli kunagi kodus kääbus hamster. Vaatasin seda kõrvalt. No siis, kui ma esimese ringi olin läbi põlenud, ma 2 korda seda teinud, teine kord lihtsalt oli palju rängem. Ja vaatasin seda, mõtlesin, no mul peaks rohkem potentsiaali olema, et sealt välja tulla. Et ma juba natuke rohkem äkki suudaksin seda maailma tajuda. Et ma tulen ikka sealt ise välja sellest rattast. Aga see ratta välja tulemine ongi see, et lihtsalt, öeldagi, et see tööpäev lõpeb siit. Ja siis, et aga jah, see uni on kõige olulisem, et une arvelt ei tohi midagi teha. Peab panema oma telefonidele ja arvutitele selle kollase valguse, night light'i. Et see, et melatoniin saaks õhtul tekkida. Et see on see, millele nagu kõige rohkem tähelepanu panna. Kes siis käib jooksmas, mina käin lihtsalt kõndimas, ma ei jookse enam, ma kunagi jooksin ja väga kiiresti jooksin, isegi taskuraha olen teeninud sellega. Jah, aga nüüd ma tunnen, et mul nagu jooksmislimiit hetkel on täis saanud, kuigi nüüd ja kolleeg ütles, et lähme jookseme mai jooksul seda teadet, 7 kilti igaüks, 3 peame jooksma. Ütlesin, hea eesmärgi nimel me oleme valmis see 7 ära jooksma, et küll see tuleb nagu muu seas. Aga ma igapäevaselt ei käi jooksmas, ma käin kõndimas. Mul on sellised linnarännakud, kas 45 minutit või 1,5 tundi. Ja see on see, kuidas mina maha laen oma mõtted ja kuidas tulevad uued mõtted tagasi, et see 100 sammu inseneeristeekond tegelikult sündiski kõndides. Aga kui me mõtleme nüüd, et noor inimene siis täna õpib siin koolis ja siis ta teeb praktikat, võib-olla nagu sina, et ta nagu töötab ka samal ajal, kui ta nagu õpib, et mis seal nagu selliseid võib-olla mingeid mõtteid anda sellele noorele inimesele, et ta ei jõuaks sinna nagu lähedale ka mitte, et ta hakkab läbi põlema. Magamine, uni ja liikumine. Ja need ongi need. Ja sa pead olema nii-öelda ennast loovas keskkonnas ehk siis looduses. Ma näiteks täna avastasin, et Rummukarjääris on äge uisuplats tehtud. Siis mõtlesin, ma lähen seda avastama. Ja niimoodi võtta nagu selliseid väikseid nagu ampsasid siit samast lähedalt ka midagi uut avastada, hoida seda nagu uudisimu maailma suhtes, mitte ainult, et töö ei ole kõik. Et sellest rattast välja tulla. Ja. Aga jah, see magamine ja liikumine, et need siis. Aga üleliia ei tohi sporti teha, et ma ei tea, eks te ise teate, kes te rohkem teete, et mis see eesmärk siis on, et lõpuks meil on ikkagi elus on ette antud teatud hulk energiat, et mis hetkel me selle ära kulutame. Ja see jälle tuleb see Hiina meditsiini põhimõtte pealt, eks see. Et ma ikka tahaks 90 ka hommikuti rahulikult tai chi'd teha ja rõõmu tunda liikumisest. Et eluenergia otsa ei oleks lõppenud, jah? Jah. On sul veel mingid soovitusi, mida sa tahaksid anda tänapäeva, ütleme, noortele inseneridele ennekõike, kes siis kas tulevad siia õppima või juba on ära õppinud siin ja on kuskil juba, võib-olla on juba objektijuhid, võib-olla alles avastad seda eriala. See on nii palju häid mõtteid kogu aeg, et ma usun, sa kindlasti leiad siit meile midagi ka. No esimene mõte, mis mul tuleb kohe, on see, et lihtsalt olla. Et ja teha seda, mis tahad. Kui ikka tuju on, et ma täna tahan minna ühte heasse restoranis, mine sinna. Naudi seda, ma ei tea, toidukunsti, et Eestis on väga kõrgel tasemel. Et elu ikka nautida ka, jah? Kontsertil käia, ma ei tea, ise muusikat teha, kui vähegi oskad. Väga lihtsad nõuanded, jah? Lauamänge mängida. No mul kodus lastel oli jah see, et iga neljapäeva õhtu oli lauamängu õhtud, aga siis tuli juba, see on praegu 12. klass ja 10. klass, lihtsalt nii palju õppimist on, et me ei leidnud seda vaba akent enam sinna, et kus seda teha. Aga äge on vaadata, kuidas nendel on harjumus lihtsalt seda oma nagu seltskonnas mängida, et väga äge mäng näiteks Hitster muusika kohta. Et saad mängida ja siis ma võtsin sellega meie instituudi väljasõidule kaasa, ütleme nii, et ma arvan, mu kolleegid pole tükk aega nii palju naerda saanud, et selline naeruteraapia tuleb ka kaasa, et kuidas keegi, mis ajastusse ennast paigutab ja kes, mis hetkel, kui kaua siis seal ühikas elas ja miks need muusikad võib-olla just sel hetkel teda kõnetasid ja selline äge, et lihtsalt nautida ka lauamänge ja kõike seda ja ei pea mingi kalleid asju ette võtma, et mine rabamatkale või kuhu iganes. Et Eesti mu loodus on ilus on ju? Ja, et ütleme küll, jah, mul on unistus, mis oli see Jaapani unistus, aga ma olen see, kes on õppinud, et igas päevas on midagi ilusat. No täna oli taevas väga kõrge. No lihtsalt vaatasin ja ma ei pannud isegi autoga sõites seda väikese sirmi ette. Mul tean seda teelõiku väga täpselt on ju.
ja seal on 30 nii-öelda piir ka kiirusel, siis ma otsustasin, ma vaatan lihtsalt päikesesse. See nii lihtsad asjad ongi, mida siin elus nautida, et meil on 4 aasta aega ja üllatus, talv ongi üks osa nendest. Uskumatu, et osata leida igas väikses asjas nii palju rõõmu enda jaoks ja ikka silm särab. Ei, mul tegelikult, kui mul see läbipõlemine oli ja siis mul kohtusin siis oma arstiga, siis ta ütles, et ma kurtsingi, et nagu kuidagi nii raske on tööle jõuda, et mul eelmine sügis oli ka väga raske veel. Et see pimenduse aeg, see natuke veel tugevalt veel mõjuta, et ma ei olnud veel päris välja tulnud oma sellest haigusest. Ja siis arst ütles mulle, et ega kui te olete ikkagi 17 aastat tööl olnud, ega siis silm ei säragi enam. Siis ma vaatasin otsa, mõtlesin, et mina ei tea küll, et ma ei usu sellesse, aga see tekitab minust sellest sportlikku, mitte viha või midagi seal tekib, mis paneb mind nagu veel rohkem nagu endaga tööd tegema. No ma tõestan ise endale, et ma saan selle silma säramat, aga nüüd tundub, et sain säram tagasi. Väga tore. Alla ei saa anda, et südikust on vaja, et seda on, ma kasvasin maal, talus. Seal me saime korraliku töölaagri heas mõttes. Et seal oli 4 aasta aega ja olid need loomad ja said väga varakult oma vastutuse, et kui sa sinna kohale ei ilmunud sinna tööd tegema lauta, siis see töö jäi tegemata ja need vasikaid jäid söömata justkui. Väga kihvt, Anneli, sa oled väga tore inimene, ma väga soovin sulle jõudu ja jaksu selles kõiges, mis sa täna nagu ette võtad ja siis pea meeles, et oma jalg sinna alliansi ukse vahele, et siis neid ehitajaid ka koolitada, kuidas olla parem juht ja parem võib-olla suhtleja, läbirääkija. Ma arvan, et iga asi tuleb omal ajal ja aeg oma sündmustega tuleb ja mine tea, võib-olla tõesti. Super, tänan sind.